Hea kogudus, küll on hea, et Mattias jagas selle tunnistuse, kuidas Jumal kuuleb palveid ja vastab palvetele. Ja üks asi, mis me koguduses teeme, on see, et me palvetame üksteise eest, kui kellelgi on midagi, mis vajab ühiselt palvesse toomist. Ja ma palun, et me tõuseksime. Meil on täna ka üks palvesoov tulnud, meie armas õde Viive. Tema abikaasa on väga raskes seisus Rakvere haiglas ja alandume üheskoos Jumala ette, tõstame Ennu sinna ja palume tema ligiolu ja tervenemist. Issand Jeesus, me täname sind, et sinu ette me võime tulla igal ajal, igas paigas ja sina oled oma laste keskel ja sa kuuled oma laste palveid. Ja siin me oleme ühe sinu kogudusena koos, Issand, ja mõtleme Viive peale ja täname tema eest, aga tõstame praegu ka tema suure palvesoovi, Issand, tema abikaasa Ennu sinu ette. Issand, me palume, et sa võiksid seal olukorras, mida on öeldud, et on väga kriitiline. Issand, et sa võiksid imeliselt tegutseda, sa võiksid praegu puudutada, tervendada, aga üle kõige, et sa võiksid oma ligioluga ümbritseda Ennu, et ta võiks kogeda, et sina oled seal, et sina tunned teda ja tema võib täielikult ka tunda sind. Issand, me palume, et Viive võiks kogeda ka, et täna kogudusse tulles ta on teinud oma parima sammu, et sina oled temaga, sina juhid teda, sina varjad teda ja nii nagu me oleme täna juba kuulnud ja lugenud, kes kõige kõrgema kaitse all elab ja kõige väelise varju all viibib. Issand, see on kaitstud ja hoitud ja õnnistatud, ei puutu häda tema telki, ei laasta katk teda. Issand, me palume praegu, et sa võiksid sekkuda selle olukorda ja teha ühe imelise tervendamise. Issand, tänu, et me võime kõik sinu kätte usaldada. Sinu nimel, aamen. Olge hea, te võite võtta istet. Aitäh ka neile, kes on meid palves kandnud. Mõni siin muretses, et peab võib-olla ise jutlustama hakkama ja siis kõvasti palvetasid. See on väga hea. Oli natuke tõbine olla, aga näete, täna hea meel siin olla. Ja mul on nii hea meel, et meil on selline seeria käimas nagu Jeesuse eeskuju järgides ja me 5 pühapäeva järjest räägime heldusest. Ühte või teistpidi me räägime heldusest ilmselt igal pühapäeval, aga Piibel ka ütleb meile, et Jumala heldus ei lõppe ja sellepärast võiks minu meelest igal pühapäeval sellest täiesti rääkida. Ja meie vanempastor Gunnar eelmisel pühapäeval tegi väga hea sissejuhatuse sinna, võttis ära minu teksti, mida ma plaanisin kasutada, nii et ma kiirelt korrigeerisin ennast ja täna meie suubume hoopis Vanasse testamenti ja ma tahangi üheskoos mõtiskleda helduse üle läbi ühe Vana testamendi raamatu. Ma ei tea, mis on sinu jaoks helduse lood, kui sa mõtled oma elu peale, aga kui sa mõtled ka Piibli peale, kui sa mõtled nende lugude peale, mis on Piiblis kirjas, mis sulle meelde tuleb, aga minu jaoks on üks raamat, üks väike raamat, mis on Piiblis, vahel ta jääb tähelepanuta. Ma räägin sellest täna põgusalt, ma annan juba kohe ülesande sulle kätte hea õpetajana, kui sa lähed koju, võta see raamat lahti, see on ainult 4 peatükki, see ei ole üldse pikk raamat, see on ainult mõned leheküljed, see ei ole raske kodutöö, aga see raamat on väga kõnekas ja väga tähenduslik ja täna me vaatame heldust selles raamatus, see on Ruti raamat Vanas testamendis pärast kohtumõistjate raamatut ja see lugu Ma ei saa seda kõike nagu täna teile ette lugeda, ma ei loe seda kõike ette, see jääb sinu ülesandeks ise seda lugeda, aga see lugu räägib Noomist. Meil on siin täna ka üks Noomi, nii et Noomi, ole valmis, täna on sinu nimi hästi palju siin jutluses, aga see on ju ainult tore, eriti kui on nii hea eeskuju Piiblis olemas. See lugu räägib Noomist, ühest Iisraeli naisest, kellel on abikaasa Elimelek ja neil on 2 poega. Ja ühel hetkel, kui Iisraeli maale tuleb näljahäda, kui ei ole enam piisavalt, siis nad otsustavad minna elama võõrsile. Ja nad lähevad Moabi, mis teadupärast on Iisraeli vaenlaste maa. Ja nad lähevad sinna elama ja nende pojad abielluvad seal kohalike naiste Orpa ja Rutiga. Aga see lugu õige pea saab ühe väga traagilise suuna. Noomi kaotab oma abikaasa ja Noomi pojad mõlemad surevad. Ja kõik need 3 naist, Noomi, Orpa ja Rutt, jäävad leskedeks. See on isiklik tragöödia mitut pidi, aga see on täielik majanduslik tragöödia ka, sest nad on võõral maal, võõras kohas ja korraga nad kaotavad kõik, mis neil olid. Leseks jäämine Vanas testamendis ei ole lihtsalt kellegi oma abikaasa kaotamine, vaid see tähendab ka tegelikult täielikult sotsiaalset sellist hüljatust, ilmajäetust. Ja Noomi selles raskes hetkes mõtleb, et mida tal teha on.
Ja ainuke, mida tal teha on minna tagasi oma kodumaale, minna tagasi Petlemma. Ja kui ta on selle otsuse teinud, siis ta ütleb oma minijatele, et nemad ei tuleks temaga kaasa. Nad on väga innukad teda järgima, aga ta ütleb, et ärge tulge kaasa. Mul ei ole midagi head seal ees ootamas. Leidke endale ise parem elu kui see, mis oleks minuga koos. Ja Orpa otsustabki jääda Moabimaale, aga tema teine minija Rutt keeldub lahkumast ja ütleb Noomile, kuhu sina lähed, sinna lähen ka mina. Ja kuhu sina jääd, sinna jään minagi. Sinu rahvas on minu rahvas ja sinu Jumal on minu Jumal. See on üks isetu helduse tegu selles loos, sest Rutt võiks tegelikult valida enda mugavuse ja turvalisuse, aga ta valib hoopis truuduse ja armastuse ja teenimise. Ruti otsus jääda Noomiga selles loos, selles hetkes, on üks tõeline ohverdav armastuse tegu. Tegelikult Rutil ei ole kohustust jääda. Me sellest loost saame aru, et ta on tegelikult noor naine, ta võiks uuesti abielluda ja ilmselt ta leiaks endale väga kergesti abikaasa Moabis. Sealt samas, kus ta pärit on, millega ta on tuttav, mis on talle omane. Ja ilmselt saaks ta elada suhteliselt turvalist elu. Ja tegelikult ei ole tal mingit garantiid, et see valik, see elu, mis on ees ootamas Petlemmas, võõral maal, võõras kohas, et seal on hea elu ees ootamas. Selle asemel, et otsida mugavust, loobub ta kõigest. Oma kodumaast, oma perest ja kindlustundest. Aga miks? Selleks, et jääda Noomiga. Noomi on talle olnud nii tähenduslik, et ta otsustab olla isetu, ustav ja lahke. Jeesus ütleb Johannese evangeeliumis oma jüngritele enne viimasel õhtul, kui nad koos on, ei ole suuremat armastust kui see, et keegi annab oma elu sõprade eest. Jeesus õpetab meile isetut armastust, et heldus on isetu. Ja Rutt ei rääkinud ainult armastusest, ta ei väljendana ainult Noomile sõnadega seda, vaid ta näitas seda oma tegudega. Tõeline heldus tähendab alati ka enesest loobumist ja pühendumist teistele, isegi siis, kui see on ebamugav. Paulus kirjutab Filippi kirjas, ärge tehke midagi kiusu ega auahnuse pärast, vaid pidage alandlikkuses üksteist ülemaks kui see ennast, nii et ükski ei pea silmas ainult oma, vaid ka teiste kasu. Nüüd see lugu läheb edasi. Rutt ja Noomi saabuvad Petlemma ja nad on vaesed ja tegelikult täiesti meeleheitel. Neil pole isegi nii palju, et oleks piisavalt süüa. Ja Noomi, kes on väga nagu pimedas kohas, otsustab isegi oma nime ära muuta, ütleb, ärge kutsuge mind enam Noomiks, vaid ma olen Maara, mis tähendab kibedust. Ja selleks, et ellu jääda, hakkab Noomi minija Rutt käima põldudel viljapäid noppimas. See oli Iisraeli tava, mis lubas kõige vaesematel koristada seda, mis jäi põllule pärast lõikust. No teate, kui vilja lõigetakse, siis mõni tera ikka kukub kuhugi maha, mõni viljapea ikka jääb kuhugi selja taha. Ja Rutt läheb just sellist tööd tegema, otsima sealt maast neid üksikuid terasid, üksikuid viljapäid, et kuidagi saada piisavalt süüa. Ja ta satub tööle sellise mehe nagu Boase põllule, tema maale, kes tuleb välja, on ka Noomi sugulane. Ja Boas märkab seda töökat ja ennast ohverdavat Rutti ja ta otsustab teda lahkelt aidata. Ta mitte ainult ei anna talle õigust oma põllult koguda, vaid pakub talle ka lisavilja, pakub talle kaitset. Ta on mees, kes on suuremeelne. Ta on rikas ja ilmselgelt mõjukas,
aga samal ajal ka helde ja õiglane. Boas oleks võinud selles olukorras ära kasutada Ruti haavatavust. Seaduse järgi oleks ta võinud igasuguseid asju nõuda Ruti käest. Aga selle asemel otsustab Boas teda kohelda väga suure austusega. Ta läheb palju kaugemale sellest, mida seadus nõuab. Ta teeb palju rohkem, kui ükski direktiiv ette näeb. Kui Rutt tema põldudel töötab, siis oleks Boas võinud teda lihtsalt ignoreerida. Neid, kes käisid põldudel korjamas, neid ikka ja jälle olid. Aga Boas otsustab seda mitte teha. Ja ta ei näita oma heldust ainult lihtsalt selleks, et näidata oma mõju ja võimu, vaid see sünnib ühest siirast soovist austada Jumalat ja hoolida teistest. Tegelikult Boas teeb otsuse. Ta valib olla erakordselt lahke. See ei ole kuidagi ette kirjutatud, et kui oled rikas, siis oled helde, vaid see on Boase selge valik. Ta kutsub Ruti lõunale oma töölistega. Tal palub töölisi jätta Rutile lisavilja. Ütleb, ärge võtke kõike kimpu, visake selja taha maha, et Rutil oleks lihtsam, et tal oleks kergem. Ja ta tagab ka tema turvalisuse. Ta ütleb, et keegi ei tohi puutuda Rutti. Rutt on erilise kaitse all. Boase heldus on vabatahtlik, rikkalik, armuline. Keegi ei sunni teda seda tegema. Ja tõeline heldus otsib teiste heaolu, mitte isiklikku kasu. Jeesus õpetab Luuka evangeeliumi 14. peatükis ühes tähendamissõnas, aga kui sa korraldad pidusöögi, siis kutsu vaeseid, küürakaid, jalutuid ja pimedaid. Siis oled sa õnnis, sest neil ei ole millegagi sulle tasuda, vaid see tasutakse sulle õiget ülestõusmisele. Boas ei aidanud Rutti ootamata midagi vastu. See ei olnud tema eesmärk. Ta tegi seda, sest see oli õige. See oli tema veendumus. See oli lausa tema olemise viis. 2. Korintuse kirjas Paulus kirjutab, kes kasinasti külvab, seega lõikab kasinasti. Ja kes rohkesti külvab, seega lõikab rohkesti. Igaüks andku nõnda, nagu ta süda on lubanud, mitte nördinult või sunnitult, sest Jumal armastab rõõmsat andjat. See kirjakoht tuletab meile meelde seda, et see, et me oleme helded, ei saa olla lihtsalt käsk, lihtsalt ülesanne, vaid see peab saama meie veendumuseks ja olemise viisiks. Selliseks on Jumal meid kutsunud. Seal loos on väga palju asju, millest ma täna ei räägi siin. Aga see lugu lõpeb sellega, seal on palju imelisi selliseid juhtumisi. Lugu lõpeb sellega, kus Boas abiellub Rutiga ja täidab ka ühe sellise rolli nagu sugulase lunastaja roll. See on selline seadus, mis tol ajal valitses Iisraelis, et igal suguvõsal oli oma kindel maa. Ja seda maad ei saanud niisama ära müüa, seda ei võinud anda kellelegi võõrale. Ja kui oli juhtunud see, et kogu meesliin oli katkenud selles suguvõsa osas, siis tuli kõige lähemal sugulasel see maatükk lunastada. See pidi kuuluma ühele kindlale perekonnale. Ja seda teeb Boas selles loos. Ta otsustab lunastada selle maatüki ja võtta Rutt ja Noomi oma usalduse, kaitse, aga ka tegelikult selle juurde, et ta peab nende eest hoolt kandma. Ja ta peab ka abielluma Rutiga. Ja ta abiellub Rutiga ja neil sünnib poeg, Obed, kes saab hiljem kuningas Taaveti vanaisaks ja Jeesuse esiisaks. Kui lugeda Ruti raamatut, siis kuigi see lugu on kirja pandud väga palju enne Kristuse sündi. Päris seal alles selles alguses, kui Iisraeli rahvas on jõudnud tõotatud maale, siis terves Ruti raamatus tegelikult peegeldub Kristuse eeskuju ja võrdpilt. Ka läbi nende erinevate karakterite, kellest me oleme täna siin rääkinud, peegeldub Kristuse eeskuju. Boas oli Ruti ja Noomi lunastaja, aga Jeesus on meie kõigi lunastaja. Ja Paulus kirjutab Korintuse kirjas, te ju teate meie issanda Jeesuse Kristuse armu, et kuigi ta oli rikas, sai ta vaeseks teie pärast,
et teie saaksite rikkaks tema vaesuse läbi. Jeesus andis kõik, absoluutselt kõik. Seda see tekst ütleb, ta sai vaeseks. Ta andis ära kõik, et meie võiksime saada päästetud, et meie võiksime olla rikkad temas. Kui Kristus on olnud meie vastu nii helde, kuidas võiksime siis mitte olla helded teiste vastu? Kui Kristus on olnud meie vastu nii helde, kuidas võiksime siis mitte olla helded teiste vastu? Kui kurat kõrbes Jeesust kiusab, pakub ta talle kogu maailma, kogu rikkust, kogu valitsust, kui Jeesus vaid tema ees kummardaks. Ta seab omad tingimused. Tingimustega heldus on pettus ja see ei peegelda Kristuse eeskuju ega olemust. Isegi siis, kui meie tunneme, et kõige selle eest, mida oleme teinud, kõige selle eest, mida me oleme andnud, me oleme igati tänamist väärt ja lugupidamatu, kui seda ei tehta, siis me oleme sattunud eksiteele, mõeldes selliselt. Jeesus tervendab 10 pidalitõbist, teades, et ainult üks neist tuleb teda tagasi tänama ja 9 ei tule. Ja ometigi tervendab ta kõik 10, mitte ainult selle 1, kes tänama tuleb. Ma ei tea, kuidas on sinuga, aga minu kohta see käib küll, et ma arvan, et me oleme osavad mõtlema igasuguseid selgitusi ja põhjendusi, miks ühes või teises hetkes mitte olla helde. Miks selle inimese vastu ei saa nii suurt heldust välja näidata? Miks mitte aidata kedagi, kes tundub, et ta ei saa oma eluga hakkama ja võib-olla seda kasutab seda raha valesti, kui me talle anname midagi. Aga päeva lõpuks ei päde need selgitused. Ei päde see, kui hästi me oskame enda peas või sõnadega teistele oma helduse puudumist põhjendada. Sest Piibel on nii selge. Meid on kutsutud jagama. Ja jagama ka oma parimat. Mitte ainult seda, mis meil üle jääb. Mitte ainult seda ja siis, kui meil tundub, et endal on piisavalt, vaid ka kõige oma parimat tuleb jagada teistega. Sest Jeesus on endast andnud kõik ja jaganud seda ilma tasuta. Ja see on see eeskuju, mille järgi me peame ennast elama, mille järgi me peame ennast seadma. Päris Piibli algusest, juba Eedeni aia järgselt, me näeme ühte mõtteviisi, mis läbi Piibli käib inimkonnaga kaasas. See mõtteviis sellest, et meil ei ole piisavalt, et seda ei jagu, et seda peab omale hoidma, et seda peab teiste eest varjama, mis meil on. Ja selles raamatus, Ruti raamatus, kogu see tegevus toimub paralleelselt ühe teise raamatuga, mis on enne Ruti raamatut. Ja kui sa tahad paremini aru saada, siis võta kohtumõistjate raamat kätte. See ei ole lihtne lugemine ja seal võiks võib-olla vaadata ka mõnda materjali kõrvale, et paremini aru saada, millest kohtumõistjate raamat räägib. Aga see on aeg pärast seda, kui Iisraeli rahvas on jõudnud tõotatud maale, kui nad on saanud kõik selle vallutanud ja Joosua on lahkunud. Ja see rahvas on tegelikult saanud rikkamaks kui kunagi varem. Sellel hetkel, kui kohtumõistjate raamat ja Ruti raamat on kirja pandud, on see rahvas rikkam kui kunagi varem. Rikkam kui Abrahami päevil, rikkam kui Iisaki päevil, rikkam kui Joosepi päevil. Kogu see rahvas on saanud nii rikkaks, nad on tulnud läbi kõrbe, nad on tulnud orjapõlvest välja, nad on saanud endale oma maa, nad on kõik ära jaganud, neil on kõik olemas. Aga see rahvas ei ole üldse helde. Ja tegelikult selle kohtumõistjate raamatu kurb tõsiasi on, et Iisraeli rahvas, kes peaks tundma Jumalat, on muutunud selliseks, nagu teda ümbritsevad rahvad. Terve kohtumõistjate raamat näitab meile Iisraeli allakäiku, kuidas nad muutuvad järjest sarnasemaks sellega, kes on nende ümber ja kaotavad tegelikult selle, mis võiks neid iseloomustada läbi Jumala. Ruti ja Boase lugu ja terve Ruti raamat on teravas kontrastis kogu selle ümbritseva Iisraeli looga. Kohtumõistjate aja isekuse ja ahnuse looga.
Paljud Iisraeli maaomanikud olid ahned. Nad keeldusid jätma vaestele vilja, riisusid iga viimase teragi ära ja hoolisid ainult oma rikkusest. Jeesus ütleb ka oma jüngritele, et maailma suured kahmavad, võimutsevad kõige üle, mängivad peremehi, aga nõnda ärgu olgu teie keskel, vaid kes iganes tahab olla suur, olgu teenija, kes tahab olla esimene, olgu sulane. See on Jeesuse eeskuju suuremeelsusest ja heldusest. Piibel on väga selge ahnuse osas. Ta hoiatab selle mõtteviisi eest, mis ütleb, et meil ei ole piisavalt, seda ei jagu kõigile. Me peame kõrvale panema, me peame mitte olema lahked ja helded teistega. Meil endilgi ei ole piisavalt. Õpetussõnad ütleb, ahnitse õhutab tüli, aga kes loodab issanda peale, see kosub. Jaakobus kirjutab oma kirjas ja ütleb, kuulge nüüd teie rikkad, nutke ja uluge hädade pärast, mis teid tabavad. Teie rikkus on kõdunenud ja teie rõivad koitanud. Heebrea kirja autor kirjutab, teie eluviis olgu raha ahnuseta, jääge rahule sellega, mis teil on, sest tema on öelnud, ma ei hülga sind ega jäta sind maha. Ja Paulus kirjutab Timoteosele, jah, kõige kurja juur on raha armastus, sest raha ihaldades on mõnedki eksinud ära usust ja on ise endale valmistanud palju valu. Erinevalt neid ümbritsevast ahnusest ja saamahimulisest kultuurist valivad Rutt ja Boas mõlemad helduse ja Jumal õnnistab neid. Ja neil on väga erinev valik. Ühel on rikkalikult palju ja kõike ja teisel on väga vähe, aga ometigi on nad nii sarnased oma valikus. Nad otsustavad mõlemad olla helded. Ja see on ka meie väljakutse, sest meie elame sarnases kultuuriruumis. Ei ole midagi siin maa peal väga teistmoodi kui selles loos, mida me siit loeme. See lugu ei ole lihtsalt lahkusest. See on lugu ka Jumala ustavusest. Sellest, kui suur vägi on helduses ja sellest, kuidas Jumal õnnistab neid, kes elavad talle meelepäraselt ja jäävad lõpuni ustavaks. Kuidas me siis saame elada heldelt, ilma et me oleksime ahned? Ja selle juures ei ole seda, et rikkuses on midagi halba või rikkuses on midagi paha, vaid küsimus on selles, kuidas me käitume sellega, mis meil on. Ja pole vahet, kas sul on väga palju või sul on väga vähe. Küsimus on selles, kas me suudame olla helded. Jumal mõõdab meid ühe ja sama puuga, olenemata sellest, mis meil on. Gunnar juba eelmisel pühapäeval tuletas meile meelde. Me peame mõistma, et kõik, mis meil on, kuulub Jumalale. Psalm 24 ütleb, issanda päralt on ilmamaa ja selle täius. Me ei ole oma vara omanikud. Me oleme ainult Jumala majapidajad. Kõik, mis meil on, kõik, mis iganes meil siin on, jääb siia ja on Jumala poolt antud ja meid on pandud majahoidjaks selle üle. Teiseks, usalda Jumala hoolitsust. Ära hoia ainult endale. Kas sa suudad uskuda, et sul on piisavalt, et jagada ka teistele? Jeesus ütleb, otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis seda kõike antakse teile pealegi. Ja ta räägib siin kõigest sellest, kus inimesed muretsevad, kas neil on piisavalt, kas neil on mida süüa, kas neil on mida selga panna. Ja Jeesuse vastus on, otsige esmalt Jumala riiki ja tema õigust, siis antakse teile kõike seda pealegi. Heldus tuleb usust, mitte hirmust. Ja kui sinu sees on hirm, siis sa pead selle hirmu võitma ja astuma usku ja nägemisse, et Jumal hoolitseb. Ja kolmandaks, anna rohkem, kui nõutakse. Jeesus ütleb, andke, siis antakse teile. Jumala riigi loogika ja matemaatika käib täiesti teistpidi kui see, millega oleme meie harjunud. Andke, siis antakse teile. Ja kes me iganes võtame osa sellest ka, mida me siin anname kümnisena, võime ju tunnistada sellest, et kuidagi on see, et 90 või 80% on rohkem kui 100%. Tee, mis sa tahad, aga nii on. Jumala riigi matemaatika käib teistpidi. Kui me anname lahkelt, õnnistab Jumal meid rikkalikult. Ja see ei ole see eduteoloogia, et kui ma annan ära 100 000, siis ma saan vasemele 200 000. Jumal õnnistab meid palju rikkalikumalt ja mitmekesisemalt, kui meie oskame ette näha. Ta õnnistab meid läbi suhete, ta õnnistab meid tervise, ta õnnistab meid igasuguste asjadega, millest meil pole õrna aimugi.
inimestena tihtilugu, et see on ka tema helduse märk. Võib-olla sa pead täna küsima enda käest, kas ma hoian oma varast liiga tugevalt kinni. Sest kuulata heldusest jutluseid, ilma et päriselt küsida teravaid küsimusi endalt, on mõttetu. See ei vii meid mitte kuhugi edasi. Kas ma hoian oma varast liiga tugevalt kinni? Ja teine, millest me juba täna oleme rääkinud, tuleb asjad tegudesse panna. Kuidas sa saaksid sel nädalal kedagi õnnistada, ilma et sa ootad midagi vastu? Mis iganes tunded võib sinus tekitada see tänane jutlus. Võib-olla sa ütled, aamen, halleluuja. Ma tänan Jumalat, et ma olen suutnud elada selliselt. Võib-olla see paneb sind kitsikusse enda sees. Vahet ei ole, sa võid minna siit ja elada suuremeelselt ja heldelt igal juhul. Kuidas sa saad sel nädalal kedagi õnnistada, ilma et sa ootaksid midagi selle eest vastu? See on see, mida Jeesus õpetab meid tegema. Ja ta ootab, et tema rahvast teeks siin maailmas. Et me õnnistame selliselt, et teised ei tea, et me ei oota midagi vastu. Me anname sinna, kust meil ei ole midagi lootust saada. Ja väljakutse, mida ma tahan sulle esitada. Ole nagu Rutt. Valmis ohverdama selleks, et teisi aidata. Ole nagu Boas. Tee palju rohkem sellest, mis on oodatud ja õnnista abivajajaid ilma, et sa jääd midagi vastu ootama. Aga kõige enam ole nagu Jeesus. Anna isetult ja armasta kõigega, mis sulle on antud. Tõuseme üheskoos ja palvetame. Issand Jeesus, me täname sind, et sina oled andnud kõik selleks, et meil võiks olla elu ja seda ülirohkesti. Ja sa oled lubanud nii palju meile. Sa oled andnud nii palju tõotusi sellest, kuidas sina, issand, hoolitsed meie eest. Kannad hoolt. Varustad meid kõigega, mida meil iganes võib vaja minna. Issand, kutsud meid ka jagama oma parimat kõigile, kes on meie ümber. Issand, neile, kellega meil on lihtne koos olla, aga samamoodi ka neile, kellega meil võib olla keeruline. Sa ütled isegi oma sõnas, et õnnistage oma vaenlasi. Tehke neile palju head. Issand, sina näed igat ühte meist, sina tead meie võimalusi, sina tead meie väljakutseid. Ja ma usun, et sinu püha vaim saab praegu rääkida, et me võiksime olla veel enam selle sarnased, kelleks sina oled meid oma rahvana ja oma kogudusena kutsunud. Issand, ma tänan, et kui siin on kedagi, kes täna tunneb puudust, siis sina saad vastata talle, sa saad võtta ära selle hirmu ja kanda tema eest hoolt, aga palju enam, issand, ma usun, et sina saad praegu rääkida ka paljude südametesse siin, kes võiksid märgata, toetada ja teha head. Issand, aita, et me võiksime siin selles kogukonnas, kus me elame ka, tähele panna ja olla need, kes märkavad neid, keda teised ei taha märgata. Issand, me võiksime teha palju head ja võiksime olla tuntud selle poolest. Issand, ma tänan selle helduse eest, mida me oleme siin koguduses näinud. Issand, selle lahkuse eest, mis on otse kui nagu juuri ajanud selle koguduse sees. Aga issand, me palume, et see võiks veel sügavamale tungida. Et meil võiks olla veel rohkem julgust ja usaldust. Et sina oled see Jumal, kes sa oled lubanud, et sa oled. Issand, kui siin on keegi, kes täna sind ei tunne, siis tänu sulle, et sinu esimene sõna on see, et astu minu ligi ja ma annan sulle elu ja seda ülirohkesti. Et sina oled loobunud kõigest, et meie võiksime olla päästetud. Et sina oled loobunud kõigest, et meie võiksime elada siin, selles maailmas, uuel viisil, uuel tähenduslikul viisil. Issand, tänu sulle, et sa varustad igat üht, et sa julgustad igat üht, et sa läkitad igat üht nüüd ja praegu. Au ja kiitus olgu sulle kõige eest. Aamen.